SMIT-i trigger. Eelmistes loengutes oleme tutvustanud diskreetkomponente, nüüd alustame mikroskeemidega. Selles loengus selgitame SMIT-i triggeri töö põhimõtet ja demonstreerime seda kasutades mikroskeemi CD40106B. SMIT-i trigger ei ole mingi konkreetne elektroonikakomponent nagu takisti või kondensaator. Mõiste SMIT-i trigger tähendab hoopis seadmete käitumise loogikat ja ta on paljudest komponentidest koosnev elektroonikalülitus, umbes nagu võimendi või regulaator. Selle leiutas Ameerika teadlane Otto Schmidt umbes 1930. aastatel, siis kui transistor ei olnud veel leiutatud. Schmidti triggereid on tehtud raadiolampidega, transistoridega, operatsioonivõimenditega ja spetsiaalselt selleks ette nähtud mikroskeemidega. Meie kasutame oma loengutes mikroskeemi CD40106B. Eristatakse kahesuguseid erineva loogikaga SMIT-i triggereid, tavaline ja inverteeritud. Mikroskeemist CD40106B on 6 inverteeritud SMIT-i triggerit. Alguses vaatame tavalist elektroonilist lülitit. Vasakpoolne nivoo tähistab sisendpinget ja parempoolne väljundpinget. Väljundpingega saab midagi sisse ja välja lülitada, näiteks valgustjoodi. Kui sisendpinge ületab mingi kindla taseme, siis on väljundpinge kõrge. Kui sisendpinge on allpool seda taset, siis on väljundpinge madal. SMIT-i triggeri korral on ümberlülitamisnivoosid 2. Seni kuni sisendpinge on madalam kui ülemine ümberlülitamispinge, on väljundpinge madal. Väljundpinge muutub kõrgeks, kui sisendpinge ületab ülemise taseme. Väljundpinge muutub madalaks tagasi alles siis, kui sisendpinge muutub madalamaks kui alumine tase. Pange tähele, et SMIT-i triggeri sümbol elektroonikaaskeemis on kolmnurk, mille keskel on niisugune hüstereesi märk. Inverteeritud SMIT-i triggeri korral käitub väljundpinge vastupidiselt. Seni kuni sisendpinge on madalam kui ülemine ümberlülitamispinge, on väljundpinge kõrge. Kui sisendpinge ületab ülemise taseme, muutub väljundpinge madalaks. Väljundpinge muutub kõrgeks tagasi alles siis, kui sisendpinge muutub madalamaks kui alumine tase. Pange tähele, et inverteeritud SMIT-i triggeri sümbol on samasugune kolmnurk koos hüstereesi märgiga, kuid kolmnurga tipus on inverteerimist tähistav ringike. Siin on mul makett plaadil SMIT-i trigger ja seieriga potentsiomeeter, millega muudan sisendpinget. Kui ma potentsiomeetrit keeran, siis muutub sisendpinge, aga väljundpinge on kindlalt 9 voldi ligi. Ühel hetkel muutub sisendpinge nii kõrgeks, et väljundpinge muutub hetkeliselt nulliks. Näeme, et väljundpinge muutus nulliks, kui sisendpinge ületas 5 volti.
Väljundpinge muutus kõrgeks tagasi, kui sisendpinge langes alla 3,1 voldi. Nüüd joonistame graafiku. Punase joonega sisendpinge tõusis enam-vähem ühtlaselt ja langes enam-vähem ühtlaselt nulliks tagasi. Sinise joonega väljundpinge langes nulliks, kui sisendpinge tõusis üle 5 voldi. Ja muutus kõrgeks tagasi, kui sisendpinge langes alla 3,1 voldi. Ülemist ümberlülitamispinget tähistatakse mikroskeemi andmelehel VP ja alumist VN. Nende vahet nimetatakse hüstereesipingeks VH. Kokkuvõte. Inverteeritud Schmidti trigeri väljundpinge muutub kõrgeks, kui sisendpinge muutub madalamaks kui alumine ümberlülitamispinge ja väljundpinge muutub madalaks, kui sisendpinge muutub kõrgemaks kui ülemine ümberlülitamispinge.